Armsad üliõpilased, head inimesed lasteaedades ja koolides. Meid on ikka iseloomustatud tagasihoidlike eestlastena, kes igas olukorras alati hakkama tahavad saada. Täna soovin ma ka tänada ja tunnustada teid, kes te olete abi pakkunud, seda küsinud ja sellega vastu võtnud. Minu jaoks on väga oluline kuulata õpilasi ja õpetajaid ja koolijuhte, et olla kursis nende igapäevaste murede ja rõõmudega. Koolijuhid ja ka õpetajad ise on andnud märku, et õpetajad töötavad oma võimete piiril. Õpetaja töökoormuse suurenemist kinnitasid ka mitmed eelmisel kevadel läbi viidud uuringud. Seega, meil tuli asuda otsima lahendusi, sest üleväsinud õpetajal on keeruline olla oma õpilaste entusiastlik innustaja. Eestis elamisel on oma võlud. Oleme kui üks suur kogukond, kelle hulgas on alati inimesi, kes aitavad koostöös kitsaskohtadele lahendusi leida. Nii ka seekord. Olen uhke Tartu ja Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituutide meeskondade üle, kes kutsusid kohe teid, head õpetajakoolituse üliõpilased, oma aega, tarkust ja oskusi jagama ning asusid teid lasteaedade ja koolidega kokku viima. Olen uhke teie üle, üliõpilased, kes te õpetajatele lahkelt abiõpetajatena abikäe ulatasite. Usun, et saite kogemuse, mis motiveerib teid edasistes õpingutes ja innustab asuma ja ka jääma tööle kooli või lasteaeda. Üks teist on öelnud, see tundus nii õige tegu minu jaoks. Empaatia ja abivalmidus tõestavad, et olete teinud õige erialavaliku. Olen uhke lasteaedade ja koolide üle, kus mõistetakse, et inimesed on suurim väärtus ja abi vastuvõtmine on tugevuse märk. Et üksteist hoida, tuleb märgata nii enda kui kolleegide rõõme, muresid ja vajadusi. On oluline üksteise jaoks olemas olla, üksteist kuulata ja toetada. Vabatahtlike üliõpilaste programm on üks väga hea näide, kuidas kõik toimida saab. Südamlik tänu kõigile, kes te olete meie lapsi toetanud ja õpetajaid aidanud. Head vabatahtlikud üliõpilased ja programmis osalenud õpetajad koolidest ja lasteaedadest. Tartu ja Tallinna Ülikooli ja Haridus- ja Teadusministeeriumi ühine algatus on kokku viinud üliõpilased ja haridusasutused üle kogu Eesti, et aidata distantsõppe olukorras. Uudne olukord vajas uusi lahendusi. Alustasime programmiga käesoleva aasta veebruaris ja oleme 5 kuuga üle kogu Eesti kokku viinud koole, lasteaedu ja üliõpilasi. Keerukas distantsõppe olukorras, kus õpetajakoormus oli suur ning oluliselt tõusnud õppijate individuaalse toe vajadus, andsid oma abikäe õpetajahariduse üliõpilased. Kõige enam vajati abi loodusteaduslikes ainetes, keeltes, õppijate individuaalses toetamises. Abi osutati ka hariduslike erivajadustega eesti keele kui teise keele taustaga õppijatele. Lasteaedades aitasid üliõpilased kaasa õuesõppetegevustes, mängude juhendamisel, rühmaõppe kasvatustegevustes. Õpetajad ja haridusasutuste juhid on andnud tagasisidet, et vabatahtlike üliõpilaste abi oli eriti tänuväärne õppijate individuaalsel toetamisel nii veebitundides kui ka kohal viibides. Vabatahtlik üliõpilane oli kui täiendav tugi õpetajale, keda õpilased said usaldada. Ja ka paljud lapsevanemad on meie programmi väga väärtuslikuks hinnanud. Üliõpilased ise on öelnud, et vabatahtlik töö motiveeris neid veel enam tööks õpetajana. Nad tundsid, et said hästi hakkama, oskavad oma tegevusi koolis ja lasteaias mõtestada ja tundsid siirast rõõmu võimalustest lastega individuaalselt töötada. On märkimisväärne, et meie algatus kõnetas ka teiste ülikoolide tudengeid. Meiega kontakteerusid ka näiteks Eesti üliõpilased, kes õpivad välismaa ülikoolides ja soovisid samuti distantsilt aidata. Samuti soovisid aidata lisaks õpetajahariduse tudengitele ka lähedaste erialade üliõpilased, nagu näiteks psühholoogia, eripedagoogika, informaatika, haridustehnoloogia õppijad. Seega, meie ülikoolide üliõpilased soovivad olla toeks õpetajatele, nad soovivad panustada meie õppijate arengusse ja läbi programmi saame toetada õpetajate järelkasvu Eestis ja tuua ka teiste erialade üliõpilasi praktiseerima õpetajana. Ma usun, et meie algatus näitas, kui keerukas, väärtuslik ja oluline on õpetaja töö ja kuidas ühised lahendused ja abi on ka keerulises olukorras võimalik.
ma soovin südamest tänada kõiki programmis osalenud üliõpilasi, kes aitasid ka enda töö ja õpingute kõrvalt, koolide ja lasteaedade juhte, kes meiega koostööd tegid, häid kolleege Tartu Ülikoolist ja Haridus-Teadusministeeriumit programmi toetamise eest. Loodame, et meie ühine hea algatus jätkub. Head vabatahtlikud, tänan teid südamest teie osutatud abi eest sel keerulisel ajal, sel aastal, kui me kõik tajusime, et need meetodid, mis võib-olla varem töötasid tõhusalt õppimisel, teiste õpetamisel, ei tööta enam samamoodi. Meil on vaja leida uusi lahendusi ja uute lahenduste otsimine on alati väljakutse ja toob võib-olla isegi ootamatuid raskusi. Sellistel hetkedel on ülimalt tähtis, et meil on kellele tugineda, et on inimesed, kes tahavad teisi aidata, on inimesed, kes tõttavad appi ja hoolimata sellest, et võib-olla on ka endal väga suured raskused, palju tööd või ka palju raskusi eraeluliselt. Meil kõigil tihtipeale ei ole ju ainult üks mure, ei ole õpingud, ei ole töö, ei ole ainult pereelu, vaid me püüame mängida, sobitada neid kõiki erinevaid rolle. Nii oli minul tegelikult väga hea meel, kui me esimesel kohtumisel Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi kolleegide ja ministri vahel leidsime, et meil on võimalik kutsuda üliõpilasi appi. Meil oli nii hea meel näha, et juba esimestel päevadel, kui me abikutse laiali saatsime, reageerisid nii paljud üliõpilased, kes leidsid, et hoolimata kõigest ma saan aidata. Saan aidata erinevatel viisidel. Mõni võib-olla distantsilt teine kohale minnes, mõni võib-olla aidates järgi, mõni aidates ette kedagi, kellel spetsiifiliselt ühte või teist vajadust välja paistis. Mul on suur hea meel, et täna võime öelda, et me täiesti kindlalt jätkame vabatahtlike programmiga. Jätkame läbi suve, jätkame sügisel ja jätkame kindlasti ka järgmistel aastatel. Nii et kõik teie ja teilt saadud kogemused on meile ülimalt väärtuslikud selleks, et jätkata sellega, millega me oleme alustanud ja veelgi paremini leida üles vabatahtlikke ja toetada vabatahtlikke sellel teel. Head õpetajad koolidest, lasteaedadest, kõik, kes te andsite märku, et abipakkujad võiksid teie juurde tulla. Suur aitäh ka teile, sest teie andsite võimaluse õppida meie üliõpilastel. Vabatahtliku töö on ühelt poolt ilus, aga teiselt poolt ka väga õpetlik. See tagasiside, mida me oleme kuulnud nii koolidest, lasteaedadest kui ka meie oma vabatahtlikelt, üliõpilastelt, on näidanud, et see on meeletult väärtuslik õpikogemus. Ma usun, et lisaks sellele, et te saite tõesti toetada oma õpilasi, lapsi, meie vabatahtlikega koos, paremini kui see võib-olla muidu oleks õnnestunud ja saite natukene nii leevendust ka oma suurele töökoormusele, saite ka midagi õppida. Saite õppida midagi koos meie üliõpilastest vabatahtlikega. Samuti loodan, et te näete juba praegu, et sellist koostööd maksab jätkata. Rääkige sellest kõigile, keda te näete. Kutsuge kaasa uusi õpetajaid, kolleege koolidest, lasteaedadest ühinema vabatahtlike programmiga ja üheskoos teeme lastele ja õpilastele palju-palju head. Suur aitäh! Tänapäeva maailmas sõltub ühe rahva hea käekäik aina suuremal määral teaduspõhiste otsuste rakendamise võimekusest. Seda sellepärast, et elame kiiresti muutuvas, tehnoloogiliselt aina keerulisemaks muutuvas ning kultuuriliselt ja poliitiliselt aina enam põimunud keskkonnas.
sellises olukorras on üha raskem ja raskem põhineda traditsioonilistele tarkuse vormidele, nagu näiteks religiooni poolt pakutu või rahvatarkuseks või talupojamõistuseks nimetatu. Sest need teadmise vormid arenevad välja pika aja jooksul ning on head nende asjade mõistmiseks, mis sajandite vältel ei muutu. Aga neid asju on tänapäeva maailmas vähe ning aina rohkem tiirleb meie elu ümber asjade, mille ajalugu on üürike. Nutitelefon on heaks näiteks asjast, millega ümberkäimise kohta on traditsioonilistel tarkuse vormidel väga vähe ütelda. Järelikult ei jää lihtsalt muud üle, kui pöörduda teaduse poole. Kroonviiruse kriis näitas meile samuti, et tegelikult ei ole meil kusagilt peale teaduse sellele probleemile lahendust otsida. Nüüd, kuidas peaks teaduspõhine mõtlemine ühiskonnani jõudma? Just nimelt ülikool on see institutsioon, mille kaudu kaasaegne teadus sinna jõudma peaks. Ülikool ei ole väärtus iseeneses. Vastupidi, kui ülikool on väärtuslik, siis see hinnaline, mis temas on, kandub ühiskonda üle ja muudab seda. Mis siis ülikoolis väärtuslik on? Ülikooli missioon on teadagi püüe tõe ja teadmiste suunas, mis annaksid meile nii adekvaatse pildi tegelikkuse eri aspektidest, kui tänased uurimistöö vahendid seda vähegi võimaldavad. See eeldab avatud teadmishuvi, eelarvamuste vaba ja julget küsimuste seadmist, metoodilist uurimist, intellektuaalset vaidlust ja tõenduspõhist selgitamist. See on ühelt poolt orienteerumine kõige nõudlikumatele rahvusvahelistele teadusloome normidele ja teiselt poolt pühendumine Eesti ühiskonna ja inimeste jaoks kõige olulisematele teemadele. Üks kõige põhilisem teadmiste ülekande vorm ülikoolist ühiskonnale ongi kooliharidus. Seal toimub igapäevaselt kõige suurem osa teadmussiirdest. Kroonviiruse pandeemia pani meie koolihariduse proovile. Me suutsime nendes tingimustes õppetööd mitte seisma jätta, vaid pandeemia kiuste õppimisega ikkagi edasi minna. See ei toiminud tagasilöökideta, aga toimis siiski. Ja selles aitas meid kaasaegne tehnoloogia, meie oskused selle kasutamisel, aga ka teie, vabatahtlikud üliõpilased ja programmis osalenud õpetajad koolidest ja lasteaedadest. Suur tänu teile, et võtsite härjal sarvist ja aitasite meil kriisisituatsioonis edasi õppida ja teadmisi omandada. Sellest, kuidas me täna õppida oskame, sõltub see, kuidas me homme elame. Teie muutsitegi oma tegevusega ühiskonda. Aitäh teile!